Eestis toimub aastas üle 30 000 liikluskindlustusjuhtumi. Liikluskindlustuse mõistes kaitstakse enam isikut, kes õnnetusse satub. Vähem pööratakse tähelepanu neile, kes õnnetuse põhjustasid. Klientside kindlustus tuleb nüüd nendele appi. Üldiselt süüdlased, need, kes on meie kliendid tegelikult liikluskindlustuse mõistes, nendel on siis ainult teatud õigused ja näiteks ongi just see uus puksiiriabi teenus, et kui juhtub liiklusõnnetus, siis me tuleme oma klientidele appi ja viime selle sõiduki, mida ei saa enam võib-olla liigutada või mis ei tohi enam liigelda liikluses. Need me võtame kätte, meie numbrile helistades saab tellida puksiiri ja meie klient saab selle rahulikult viia remondiettevõttesse. Kui teil on olemas Klientside kohustusliku liikluskindlustuse poliisi ja te olete õnnetuses süüdi, siis tuleb teil helistada lihtsalt kindlustusnumbril ja te sõiduk transporditakse õnnetuse kohalt ära. Meie koostööpartnerid organiseerivad ära, kas see siis juhtub Tallinnas, juhtub see Võrumaal, juhtub see Poolas, juhtub see Saksamaal või Hispaanias. Üldjuhul see kaitse on siis terves Euroopa geograafilises piiris olemas, ehk siis kõik Euroopa riigid. Väikse erisusega, et Venemaa, Valgevene, Ukraina, aga täpsem nimekiri on juba meil siis meie kodulehe peal ja on ka graafiliselt välja toodud. Kas see tähendab seda, et kui meil õnnetus juhtub kuskil Euroopas, et toote auto Eestisse? Ei, päris nüüd Eestisse ei too, aga me viime sündmuskohalt siis selle sõiduki vastavasse remondiettevõttesse või siis remondiesindusse või siis kui klient soovib kas või kusagile parkimisplatsile. Kui ma olen juba teie kindlustusfirma klient ja kohustusliku liikluskindlustuse läbi, kas see hakkab kohe mulle praegu kehtima? No paraku see päris nii ei ole, et meie uus kaitse rakendus alates 5. veebruarist ja kõik liikluskindlustuse poliisid, mille algusaeg on poliisil märgitud 5. veebruar või nüüd hilisem, siis nendele kõikidele see uus kaitse rakendub. Lisaks need inimesed, kellel on nüüd siis liikluskindlustuse poliis lõppemas, siis uue poliisi tegemisel ei pea nad mitte midagi kusagile märkima või mõtlema, et kuidas ma seda uut kaitset saaksin. See tuleb automaatselt kaasa. Kas see tähendab kindlustaja jaoks ka mingisugust hinnaerisust, et kas nüüd tänu sellele ka hind hakkab äkki tema jaoks tõusma, kui ta teie klient on ja kindlustuspoliisi jätkab teie juures? Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes on see kindlustushind, mida me pakume, on juba sisaldab kõiki neid tariife, mis on meil välja arvutatud varasemalt ja see kaitse on lihtsalt kliendile, meie oma kliendile kasuks, et tema midagi juurde maksma ei pea. Ütleme, sellise suurtemas linnades on see ooteaeg kusagil 30 minutit. Kui ei ole mingisugust ekstreemsed olukorrad, näiteks tihe tuisk, hästi palju liiklusõnnetusi, siis on üldjuhul teada, et kõik puksiirid on töös ja võib natuke kauem aega võtta. Linnast väljas loomulikult tuleb arvestada sellega, et on olemas mingisugune kohale jõudmisaeg reaalne. Kui me sõidame Tallinnast Tartusse, me teame, et 90 sõites kusagil 2 tundi minutitega läheb ja samamoodi me peame alati arvestama, et kui meie sihtkonnast kusagilt koostööpartneri puksiir stardib, ta stardib alati peale kõnet siis sellele avariipaigale kõige lähimast kohast, et jõuda kliendile võimalikult kiiresti. See, et selles kindlustusseltsis liiklusohutuse eest muretsetakse, annab tunnistus lausa vastav riiklik auhind. Tõesti, Maanteeamet tunnustas meid liiklusohutuse alase töö eest 2018 ja me teeme igapäevaselt. Me üritame kirjutada rohkem artikleid, kuidas on parem liigelda, kuidas on ohutum liigelda ja mida iga inimene saab iseseisvalt ära teha, et tema sõidud punktist A punkti B lõppeksid positiivsete emotsioonidega ja ei tekiks neid juhtumeid, mille puhul oleks vaja ka puksiiriabi. Liiklusõnnetuse sattumise eest ei ole me keegi kaitstud, küll aga kaitseb ja hoolitseb selle eest kehtiv kindlustuspoliis.